Järgnevas videos räägin teile, kuidas anda Merit Activas uuele kasutajale üle ettevõtte andmebaasi. Nii Merit Palgas kui ka Activas käib ettevõtte baasi üleandmine samamoodi. Kui üle on vaja anda mitme firma andmeid, siis tuleb järgnevad sammud läbi teha igas üleantavas firmas eraldi. Ettevõttes peakasutaja õiguste üleandmiseks sisenete üleantavasse ettevõttesse. Avate seadistused, kasutajad ning lisate uueks kasutajaks vastuvõtja emaili aadressi, millega tema kasutab või hakkab kasutama Meriti programmi. Lisame kasutaja. Kui lisatud meiliaadressiga kasutaja on olemas, annab programm kasutaja lisamisel teate, et kasutaja, kelle lisasite, saab selles ettevõttes piiratud õigusega kasutajaks. Peale kasutaja lisamist saab uus kasutaja meili, kus on kirjas, et teda kutsuti üleantavasse ettevõttesse kasutajaks ning sinna on lisatud ka sisselogimise link. Kui sellise meiliaadressiga kasutajat pole Meriti andmebaasi loodud, saab lisaja teate, et uuel kasutajal pole veel kasutajakontot ning talle saadeti meil, kus on link konto aktiveerimiseks. Sellisele kasutajale ei saa baasi enne üle anda, kui ta pole oma kontot aktiveerinud. Selleks, et andmebaasi lõplikult koos kõigi andmete ja õigustega uuele kasutajale üle anda, tuleb uus kasutaja muuta peakasutajaks. Selleks klikkame uue kasutaja real Muuda nuppu. Paneme linnukese peakasutaja ette ning salvestame. Programm küsib enne uue kasutaja peakasutajaks muutmist üle, kas soovite jätkata, sest peale jah nupul klikkamist muutute ise piiratud kasutajaks ja ainult uus peakasutaja saab vajadusel teid uuesti peakasutajaks muuta. Klikkame jah. Kui muutsite uue kasutaja peakasutajaks, aga kasutaja liigiks jääb endiselt piiratud kasutaja, tähendab see seda, et kasutajal pole veel oma kasutajakontot. Paluge kasutajal enda konto aktiveerida ja seejärel õnnestub ka kasutaja muutmine peakasutajaks. Peale õiguste üleandmist saate iseennast selle ettevõtte kasutajatest kustutada, aga seda saab teha ka uus peakasutaja. Iseenda kustutamiseks on vaja klikata enda kasutajal ja seejärel vajutada kustuta nuppu. Ja nii see ettevõte teie ettevõtete nimekirjast läinud ongi. Selleks, et uue kasutaja baasis saadud ettevõte kajastuks, tuleks tal programmist välja logida. Seda saab teha üleval paremas nurgas oleval inimese ikoonil klõpsates ja valides logi välja. Uuesti sisse logides on ettevõte tema baasis koos peakasutaja õigustega olemas. Juhul kui uus peakasutaja jätkab üleantava firma litsentsi kasutamist, see tähendab maksja jääb samaks, siis selleks, et peakasutaja muudatus kajastuks ka litsentsis, tuleb Merit tarkvara müügiosakonnale saata vabas vormis avaldus peakasutaja muutmiseks. Avalduse peab allkirjastama soovitavalt digitaalselt litsentsi omaniku allkirja õiguslik isik. Avaldus on vaja saata meiliga aadressile merit@merit.ee. Kui Merit tarkvara müügiosakonnalt on saabunud vastus, et litsents on seotud uue kasutajaga, peab uus peakasutaja programmist inimese ikooni alt logi välja valides välja logima ja uuesti sisenema. See on vajalik selleks, et litsentsi infoga ettevõtte enda andmebaasis uueneks.